Kui ma mõtlen selle peale, mis on taastumise üks edu alustalasid, siis mul tuleb mõttesse alati üks sõna ja see on muutus. Ja tihti on selline olukord, kus inimene proovib muuta oma käitumist, et ta ei teeks enam teatud asju. Ja nii palju, kui ma omast kogemusest tagasi vaatan, siis enda käitumist on jube keeruline muuta, sest see on osaks iseendast ja kui inimene on tükk aega midagi juba teinud, siis see ongi osake temast ja seda on hästi keeruline lihtsalt nagu päevapealt lõpetada. Ja kui ma ise mõtlen nüüd nendele muutuste esilekutsumises või midagi sellist, siis jube keeruline on neid hoida ja jube kerge on lüüa käega ja eriti siis on seda teha, kui muutus on liiga suur või muutus jääb nii-öelda haardest välja ja siis see on isegi nagu hirmutav, kui muuta hästi paljud korraga. Ja ma olen ise leidnud, et vähehaaval liikudes kas või nende tibusammudega, et siis on võimalik ka seda muutust nii-öelda säilitada. Ja üks asi, mis mul on nagu silma jäänud ja üldse nagu kogedes, on see, et käitumist üksi on väga keeruline muuta, eriti päevapealt. Aga kui ma näiteks õpin uusi asju, kas siis näiteks ma õpin midagi uut, mida ma varem ei teadnud, näiteks avastan seda, kuidas mu keha näiteks töötab, millised on näiteks keemilised protsessid seal taustal, mis mulle tundeid tekitavad, või siis näiteks on see, et ma panen ennast uutesse olukordadesse, siis selle kõrvalnähtus on see, et kui ma õpin uut, kui ma panen ennast uutesse olukordadesse, siis muutub kõrvaltulemusena ka minu käitumine. Ja kui ma võrdlengi seda, et kui ma lihtsalt muudan oma käitumist versus sellega, et ma õpin uusi asju ja ma kogen uut ja siis muutub mu käitumine, siis ma leian, et uute asjade õppimine ja uutesse olukordadesse ennast pannes on tunduvalt hõlpsam seda muutust säilitada ja mitte siis tagasi langeda nendesse vanadesse harjumustesse, mis võisid üldse näiteks esile kutsuda depressiooni või siis ärevushäire. Muidugi see on tundlik teema, sest ühel viisil on see ju tegemistes kinni ja teiselt kohalt ongi see, et see ajukeemia lihtsalt on selline, mis soodustab depressiooni langemist. Minu mõte on jah selline, et kui inimene tahab, et asjad oleks paremad, siis tegelikult katalüsaatoriks sellel teekonnal on tegutsemine ja muutuste elluviimine.